Tänases saates Haagisega maailmarändur, ettevõtja, imeline pereisa, kuidas seda kõike balansseerida ja kuidas elada ühte seiklusrikast elu. Tere tulemast tagasi vaatama, kuulama saadet Meistri töökojas. Mul on hea meel tervitada siia saatesse täna Martti Paju. Tere tulemast! Tervist! Kuule, nii lahe, et oled saanud tulla, hea meel ja see üleskutse, kui ma seda tegin ja ma sain tegelikult selle sõnumi su pastorilt, et sa võiksid tulla siia meile saatesse külla, siis siia sa oledki tulnud. Ja meie küsimus täna on see, et Martti, kes sa selline oled ja kus sa tuled? Martti, tulen Tallinnast, järgin Jeesust, olen 3 lapse isa. Jumal on kinkinud meile fantastilise koguduse ja igapäevaleiba teen siis majandustarkvara teemadel nii laialt ja kui see vähegi on mõistetav, aga olen siis tegelikult lihtsalt tööd tegev, Jumalat armastav, elav ja hingav inimene, kes otsin, mis on Jumala plaan minu elus ja proovin seda järgida. Me tahame tulla selle Jumala plaani, Jumala näpujälgede juurde sinu elus ka. Nii nagu sa ütlesid, sa oled pereisa, sul on imeline pere, nendest on pilt sul kaasas ka. Ma tean, et sulle meeldib reisida ja perega koos seda teha. Siin on ka üks foto sellest, et kus te vägevad siin kõik olete reas. Kus te olete ja kes siin pildil on? No kellel ei meeldiks reisida, aga meie reisimise viis, me avastasime selle enda jaoks, on see, et me astume oma mugavustsoonist välja. Me läheme seiklema nõnda, et pakime oma asjad Haagis suvilasse ja läheme rändame. Ja see on kuskil 60% ettevalmistust ja 40% on see, mis su elus siis juhtuma hakkab. Ja see on hästi kõnekas minu jaoks, sellepärast, et sul ei ole võimalik mitte juhtida. Sa pead olema autoroolis, sa pead leidma järgmise koha, kuhu sa lähed, kuhu sa pargid ennast, kuhu riiki sa lähed, aga sa ei kontrolli, mis on su ilm, kas sul lapsi tabab kõhuviirus või mis iganes võib juhtuda, aga see, mis iganes võib juhtuda, tegelikult külvab meie ellu selliseid värvikaid seiklusi. Et kui sa lõpuks vaatad neid pilte, siis taas elustuvalt sul need lõhnad ja maitsed. Ja ma tahan kunagi Jumala ees olla ka see mees, kes on elanud mitte nagu värvikat elu ennast raisates, vaid seda värvikat elu Jumala plaanis olles, teda järgides. Ja siin on ka üks hea pilt, et need olud sinu ümber võivad täiesti pöördumatult muutuda. Aga kui sa juhid, siis juhi ja sa pead säilitama selle justkui nagu sihi, eks, et mis nagu edasi. Et sa ei kontrolli kõiki olukordi, mis su elus juhtuvad, aga mulle meeldib, et see seikluslikkus on meie peres kõigis nagu hästi sees. Ja mitte lihtsalt, et emotsioone kogeda, vaid see, et me oleme oma mugavustsoonist väljas ja see on hästi tavaline. Ma olen siin hästi kihvt osa sinust ja kui ma olen siin natuke õppinud tundma siin ja seal näinud mingite ürituste raames, siis ma olen see seiklusrikkus on midagi, mis on sinust nagu peegeldunud välja. See, et sulle meeldib. See, et su hinges on selline väike nagu rüselus sellega, et ma tahangi mingit väljakutset justkui. Ja ma arvan, et see on nagu selline põnev osa sinust. Ja nii nagu siit tuli välja ka, et need teeolud ja alati see reisimine Haagisega kindlasti ei ole lihtne ja mitmed need lood, mis teil on olnud ja see teekond ja kõik muu. Aga kuidas sa üldse jõudsid selleni, et sa oled Jeesuse järgija täna? No, eks kristlikus perest tulles on mul mingi ots kätte antud, aga ikkagi teismelisena otsis ma Jumalat enamasti loodusest. Ja mulle ei mahtunud pähe, et see kõik minu ümber on juhuslikult kokku juhtunud. Et kui inimesele on see DNA biheeliks kokku keeratud ja ma olen unikaalne, siis sellel peab olema mingisugune mõte, põhjus, tagajärg. Ehk Jumal on selle kõige taga, on minu jaoks nagu nii ilmne ja sügaval. Ma rääkisin Jumalaga looduses, aga loomulikult sellest ühel hetkel jääb väheks ja Jumal juhtis mind gümnaasiumisse teise linna, kus ma sain kokku erinevate sõpradega. Ja meid ühendas see, et me tegime koos sporti, aga me armastasime ka Jeesust. Ja me käisime koguduses ja seal ma õppisin rohkem Jeesust tundma isiklikus plaanis. Ja see oli selline soe kasvamise koht minu jaoks, kus mind ümbritsesid head kristlastest sõbrad ja me teime palju asju koos. Hiljem me läksime ka
mägedesse selle seltskonnaga. Jällegi teise keskkonda, täiesti teise atmosfääri ja tead mägedes mulle, mis mulle meeldis, kui me perega matkame ka, seal ei ole mitte midagi, seal on tühjus, seal on tuul, seal on lumi, see on see kõik see, mille sa oled endale kaasa võtnud, seda sööd ja sa oled täiesti teises keskkonnas, kus sa saad kuulata Jumala häält, kus sa saad olla igasugustest segajatest teemal ja sa saad olla temaga kahekesi. Tead, selles mõttes mäed on väga äge koht, kus Jumalat kogeda. Aga tagasi tulen oma nooruspõlve juurde. Ühel hetkel, kui ma olin ühes toas meie koguduse ülistusjuhiga, siis ta küsis mu käest, et sa tahaksid saada püha vaimuga täidetud. Ja see tuli nii ootamatult see küsimus. Ja sama ootamatult me palvetasime ja ma avasin oma suu ja ma rääkisin keeltes, mida ma ei suutnud valitseda. Ja see kogemus minu jaoks oli ka, et ma ei teinud ise mitte midagi selle jaoks. Jumala püha vaim lihtsalt sel hetkel tuli. Ja ma näen, et meie elus on väga palju neid nagu otsuse küsimusi. Kas me otsustame Jeesust järgida, kas me otsustame talle öelda jah, kas me otsustame minna rännakule, kas me otsustame minna selle mäe otsa. Ja Jumal annab meile küll jah, meil on vaba tahe, aga ta annab ühe erilise soosingu, kui me nagu käime tema tahtmises, olles samas otsimas ja pidevalt nagu valvel. Ja. See on imeline, Martti, ja ma tean seda ka, et just nimelt need otsingud on olnud ka sinul, need küsimused ka selles vallas, nii nagu meil meestel tihti on. Et ma usun naistel samamoodi, aga täna meeste saates me räägime sellest, et mis ma oma eluga peale hakkan. Kes minust saab, kuhu ma olen kutsutud, mida tegema ja lihtsalt, kuidas sa üldse jõudsid sellesse, kus sa täna oled, et tegelikult sa oled IT-firmas tööl, sa oled isegi juhi rollis seal. Kuidas sa jõudsid sellesse faasi ja mis oli see teekord sinna? No, kui gümnaasiumi lõppes, siis ma plaanisin minna ülikooli äri-infotehnoloogiat õppima ja enne seda suvel oli vaja tööd teha ja siis ma lappasin töökuulutusi, seal oli maasikamüüja, pannkoogi küpsetaja ja nagu ikka noor mees läheb suvel tööle. Ja siis seal oli ka üks kuulutus kuldses börsis majandustarkvara konsultant. Ja siis ma helistasin ja ta ütles, et tuli kohale, läksin kohale. Seal oli juhtmees nagu orkester ja ta ütles, et konsulteerida sa küll midagi ei oska, aga kui sa midagi müüd, siis saad 10% endale. Päris hea. Päris hea, aga terve suve olin tööd ära teinud, mitte midagi ei müünud. ja millestki aru ka ei saanud, mida ma müün. Ja siis ühel hetkel mul sai kogutud raha otsa, pidin minema ülikooli ja samas seda tööd siiski nagu natuke tahtsin teha ja siis ma lihtsalt seidin Jumala ees ja ütlesin, et Jumal, ma vajan tarkust, mida ma teen. Ja täiesti imelisel kombel ma hakkasin lugema neid kasutusjuhendeid ja kõikvõimalikke teoseid majandusaluste kohta ja üldse selle tarkvara kohta. Tegin endale selle selgeks ja see jäi mulle meelde. Mu aju hakkas teistmoodi tööle. Ma hakkasin selle müüma ja mul läks hästi. Ja lõpuks selle sama matkaseltskonnaga, kellega me oleme varem matkanud, sattusid kontaktid kokku. Jumal juhtis eriliselt nõnda, et ma tänasenigi töötan koos inimestega, kellega need kontaktid kokku juhtusid ja ma võtsin need teatud algteadmised sellest majandustarkvarast ja kogemusest kaasa ja tänaseni meil on tõesti maailma üks juhtivaid majandustarkvara ettevõtteid, mis tõepoolest on hästi. Jumal on juhtinud imeliselt. Ma tean isegi seda, et kui ChatGPT-sse kirjutada sisse üks küsimus, siis teie ettevõtte nimi on see, mis tuleb esimeseks vastuseks. Hästi, ja eeltöö, jah. Nii, tänu Jumalale. Erpli on selle ettevõtte nimi ja see on see, mis globaalsel tasandil juba täna on kasvanud sinna, Eestist siit välja arenenud sinu enda ja ka teiste käe all. See on imeline lugu tegelikult sellest, et kuidas sellest otsingu hetkest, issand, ma ei tea, mida teha, kasutusjuhendiste lugemise tarkusest kuni selleni välja, kus sa täna oled. Et see on see, mida ma arvan, nagu võikski ju igatseda tegelikult. Et see, et mis, mitte lihtsalt sellepärast, et saada nagu edukaks, aga elada Jumala plaanis. No kelle need ebamugavad hetked ei meeldiks, et samas kui kõik otsad on lahtised, siis sa ei tea sinu järgmist otsust. Aga kui su ees on sein, mis on kinni, siis võib-olla ei peagi sellest läbi minema. Et avaneb uks kuskil hoopis mujal.
et samamoodi Jumal on juhtinud meile kodu, et ma arvan, et Jumala jaoks on olulised asjad, ongi inimese töö, tema kodu, tema kogudus. Need on fundamentaalsed asjad, mille eest eriliselt hoolitseb. Et ka meile Jumal on juhtinud eriliselt kodu ja siin me siis tähistame oma esimesi jõule oma esimeses oma kodus. Ja ma olin, see on tehtud jõulude ajal, aga sel suvel ma olin otsingutes Jumala ees, kus ma küsisin ühes noortelaagris pastor Allan Krolli käest, et kas ma ikkagi saan kindel olla, et ma olen Jumala laps. Jumal käsitleb mind Jumala lapsena. Ma usun temasse, ma tahan Jeesust järgida, aga see nagu isa ja lapse suhe, et kas see on päris see. Ja miks ma küsisin, seepärast, et mul on lapsed ja mul sündis teine laps ja me vajasime kodu ja mina, kui mu laps vajab midagi, siis ma tahan talle anda parimat. Aga mina otsin kodu ja kogu aeg, kas müüakse eest ära, ühel hetkel pani pank käpa peale kodule, mida mina tahtsin osta, võeti eest ära. Kõik on kuidagi kinni, plokis, ei lähe edasi. Ja siis ühel hetkel Helen, mu abikaasa, leidis kuulutuse, et müüakse 3-toalist korterit. See osutus maja osaks, mida ei müüdud mille ühte osa ei müüdud eelmisele omanikule. Ja lõpuks me saime selle maja osa osta, me hakkasime seda vaikselt renoveerima ja siis ülemise korruse omanikud siis otsustasid meile müüa selle ülemise korruse ka, et me saime kogu maja omanikeks. Jumal lihtsalt juhtis. Ja see küsimus, et kas ma olen Jumala laps ja Allan Kroll vastas selle peale, et muidugi sa oled Jumala laps ja siin taga tuleb lugu, sest et ta rääkis ka isikliku kogemuse, kuidas tuli ja ma tunnengi, et Jumal on isiklikult mulle öelnud läbi selle loo, et ma olen tema laps. Ja. Ehk me saamegi toetuda selle isa ja lapse suhtele, sest ta tahab anda parimat ja ma tõepoolest täna elan parimas elukeskkonnas, oma parimas majas, oma perega. Ja selle vana uueks tegemine ei ole alati lihtne. See ei kehti ainult majade puhul, see kehtib ka meie endi elude puhul, et tulla ja saada uueks. Et tihti sealt koorub seinte vahelt ja igalt poolt välja seda, mida sa sealt nagu absoluutselt ei oota. Et seda te kogesite ka oma maja renoveerimise puhul. See renoveerimise puhul on paratamatu, et sa leiad seina seest asju ja üllatusi, mida sa ei oota. Aga kui kõik ühel hetkel on pooleli ja sa ei näe seda lõpptulemust ka ja sa pead lihtsalt vaikselt järjekindlalt liikuma selle lõpptulemuse poole, siis ja siis küsimus võib olla ka motivatsioonis. Siis mind on kandnud Piiblis üks kirja, kus on Kolossa kirjast 23 kuni 24, 3. peatükkis 23 kuni 24. Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. Amen. Ja kõike, mida ma teen, see peab olema tehtud otse kui issandale, see on nagu kvaliteedimärk. Ja kui ma teen midagi ja ma näen, et mu ümber võib-olla ei ole kohe tulemust, siis ma tean, et ma lähen edasi ja ma teen seda otse kui issandale. Amen. Ja see lõpeb nii, teades, et te saate issandalt palgaks päris osa. Et me saame palgaks selle päris osa. Võib öelda ka, et kui sa teed hästi asju, selle taga on kvaliteedimärk, siis seal taga võib olla ka turuosa. Aga see Jumala päris osa on see, mille ta annab sulle nagu dividendiks või boonuseks. Ja see on nagu mind kandnud, et kui mul on motivatsiooni küsimus, siis ma tean, et ma pean seda otse kui issandale tegema. Ja. Mitte tuima järjekindlusega, mitte nagu tuult pekstes, ütleb Piibel ka, vaid kui ma ei näe hetkelist tulemust, siis see ei saa olla mulle tagasiside mu tööle. Ja. Ma lähen edasi ja ma teen seda otse kui issandale. Au Jumalale sellest kõiges. Selle remondi töö juures ma tahan tulla korraks selle mõtte juurde tagasi, et meistri töökojas me oleme. Sa said ise seda meisterdamist seal nii ühel kui teisel määral katsetada ka. Ja siin, ma arvan, seinte peal on tööriistu, mis võib-olla maja renoveerimisel ja kõigel tulevad kasuks tihti peale. Ja siin me tahame vahepeal oma külalistelt ikka küsida seda, et meie, kes me oleme issanda ees, tema töötegijad, tema teenrid, siis me justkui olemegi mingid tööriistad tema kuningriigis. Sa oled kokku puutunud nende asjadega, aga Martti, ma tahan sult teada, et milliseks tööriistaks sina ise ennast pead? Ma mõtlesin, et ma võiks olla see, alguses ma mõtlesin, et ma võiks olla see kirves, aga sa nii nüri ei ole. Aga siis ma ikkagi vaatan, et mul on pigem see lood.
et lood või vaaderpass, et miks ka, sellepärast, et no mulle see täpsus väga ei meeldi, et ta nagu peab olema täpne, aga seda saab nagu protsessi ajada. Et mulle meeldib, et kuskil kergitada ja siis see liigub õiges suunas. Et see on nagu asja loodi ajamine. Mulle meeldib see motiiv siin loodi juures. Et see mull on siin praegu selle laua peal mitte päris perfektselt paigas, natuke paremale poole niike, seda annaks siit alt poolt tõsta. Aga vähemalt sa nagu tead, et sa pead tegelema millegagi. Ehk mulle väga meeldib see inimese vigade motiiv. Vaata, kui DNA ka paljuneb, siis vahel paljunemisel tekib vigu. Ja see on nii inimlik. Jumal on loonud selle nii, et inimese DNA paljunemisel tekib vigu. Aga see viga on vaja üles leida ja hävitada. Eks see rakk, mis on tekkinud, vigaselt, see on vaja üles leida ja hävitada. Muidu inimene lihtsalt sureb vähki äkki. Aga mis sellest hoolitseb on inimese immuunsüsteem. Ja kui immuunsüsteem seda ei tee, eks ole, loobub selle tegemisest, me lubame selle vea olemasolu. Ja lood minu meelest aitab väga hästi siin seda viga tuvastada. Ja ma arvan, et kui ma ise võrdlen sellega, siis ma tahan, et Jumal muudaks mind selliseks, et ma suhestun selle leidmisega. Absoluutselt. Väga hea. Ole hea. Ma arvan, et see mõte, mis sa jagad loodist ja nii kui sa seda nimetasid, ma usun, et sõbrad ja kõik, kes sind tunnevad, kes meid vähegi kuulamas, jälgimas on, siis absoluutselt ei imestanud selles, et sa valisid selleks loodi. Et nii palju, kui mina sind tean, siis ma samuti võiksin ja julgen väita seda, et sa oled alati mulle tundnud väga kaalutletud inimene selles, mis otsuseid sa vastu võtad, aga et sa ei tee seda kunagi ilma selleta, kes on meie taevane isa, meie looja. Kõik ei ole nii kaalutletud inimesed. Kõigil ei ole kahjuks alati fookuses see, et mis on see taevaisa soov, plaan ja nägemine. Vahepeal me mõtleme, et me teame ise kõige paremini, mis on hea. Aga Martin, ma tahaks teada seda, et kuidas sina, olgu see perejuhina, olgu see ettevõtte ühe kaasjuhina või isegi koguduses, mosaiikkoguduses juhina, kuidas sa juhid seda väikest enda gruppi? Ja mosaiikkogudus on tõepoolest väga olulisel kohal meie teenimisel, elus, südames. Ja see on kogudus, mis võimaldab mul olla ka kaasas. Ja ma olen otsinud seda kohta ja tead, koguduses pinkides on tõenäoliselt väga palju inimesi, kes otsivad, et Jumal kasuta mind. Ja ma olen olnud selles olukorras aastaid ja otsinud, et Jumal, mis on minu koht sinu riigis. Võib-olla see roll kunagi tuleviks muutub, ma ei tea, aga praeguses hetkes saan ma olla väikeses Mokos juhina ja mulle väga meeldib see, et me tuleme pühapäeviti kokku ja me saame rääkida sellest, mis meil elus hetkel praegu toimub. Ja ma näen, et Jumala kohalolu on meie elusid muutnud ja muutmas. Ja mitte, et liiga üldsõnaliseks jääda, et meie kogudus, kus me tuleme väikestes mokosades, mosaiikkoguduse gruppides kokku pühapäeviti meie kodudesse, see on teatud mõttes oma kodu avamine inimestele, kes tulevad, aga oma elu avamine. Ja juhina, kui sa pead olema vedama, aga samal ajal oled sa ka see juht, kes oled teiste koguduse liikmete ees avatud ka oma eluga. Ka näitad välja, et sa vahel ei oma kontrolli, vaid Jumal omab su elus kontrolli. Siis aru saada sellest, et mis on siis see juhtimine kontrollides, aga samas kaotades kontrolli, et Jumal saaks võtta üle. See on üks tarkus, mida tuleb õppida. Amen. Ma tahaks tulla jälle selle 3 juhtimisrolli juurde, mis on sinu elus. Mis on selle kõige baas sinu jaoks?
et seal on erinevusi, sarnasusi igal tasemel, aga mis on selle kõige baas? Kas see on raha? See, et me saame varustada oma lapsi, nii nagu sa ütlesid, varustada oma ettevõtet ja seal teenida, kogudes samamoodi, ega see ilma finantsideta ka ei seisa. Kas baas on raha või baas on midagi muud? No, raha ilmselgelt on vahend, aga raha eest me saame osta enda palju asju, me vahetame seda aega raha vastu ja lõpuks tsiteeris klassikuid, et ei võida see, kellel on surres kõige rohkem asju, sellepärast, et kui sa ära sured, siis peavad teised sinu asjadega edasi tegelema. Ja võib-olla neil ei ole need asjad enam nii vajalikud kui sulle. Võib-olla sulle endal ei olegi need asjad enam vajalikud. Lõpuks on meil hästi palju asju ja miks meil need asjad on. Ja meil on võib-olla vähem raha ja vähem inimesi, aga rohkem asju. Et ma korra mõtestan lihtsalt seda, et kõik, mida Jumal mulle usaldab, siis see peab teenima ka vastu Jumalat. Ehk see ei ole lihtsalt antud mulle tarbimiseks. Ja ma loodan, et see muudab natuke alandlikumaks. Aga ma ütleks, et ma väärtustan enda ümber neid inimesi, kes mul on. Ja ma loodan, et need võiks, ka need, kes ei ole kohtunud Kristusega, võiksid tema järgijaks hakata. Nii et võib ka väita sellest, mida sa ütlesid, et selle kõige baas on inimesed, inimsuhted. Jaa, see on kindlasti kutsumine teenida teisi inimesi või vähemalt olla nende elus kaasas, nende eludega kaasas. Et see on väljakutse, sest et oma asjad tunduvad alati kõige tähtsamad. Minu kolleeg ütles mulle niimoodi, et juht on see, kes suhtleb inimesega. Et see on, ma arvan, selline üllatavalt piibellik nägemine tegelikult sellest, et keda on juhiks kutsutud ja mis on juhi roll. Kahtlemata on ka öeldud, et juhtimine tähendab oskust probleeme lahendada, aga ma isegi ei keskenduks nii palju nendele probleemidele. Ma pigem keskenduks sellele, et see on nagu uute lahenduste katsetamine. Ehk selle käigus julgus nagu uusi asju proovida ja katsetada. Ma arvan, et see on üks suurimaid väljakutseid juhtimises. Et mitte minna oma sisse tallatud rada mööda, vaid otsida uut. Mis on sinu sõnum täna nendele, kes on meid kuulamas, meid vaatamas, meid jälgimas, ükskõik mis hetkel, et kes võib-olla ei ole leidnud enda jaoks mingit kutset elus, võib-olla nad on aastakümneid olnud paigalseisus, mida nad peaksid tegema, kuidas nad peaksid üldse suhtuma, võib-olla nad isegi ei tunne Jumalat, kellest me siin räägime. Mis on sinu sõnum neile? No vaata kõigepealt, et kellega sa ennast ümbritsed, missugused need inimesed on. Et kõik ei tunne Jumalat ja kõigil ei ole ka siirad motiivid sinu suhtes. Et ära lase ennast kõigutada teiste inimeste hinnangutest ja arvamustest. Kuid Jumala ees seistes, et mis su plaan on minu elus? Ma arvan, see meil igal ühel on need küsimused ikka üleval. Ka sellel, kellel tundub, et elu on detailideni paigas, siis mina ütleks, et sa saad ette valmistada mõningaid asju, aga see maailm, kus me elame, ei ole kõige õiglasem paik, et asju juhtub. Ja siis, kui juhtub, siis Jumal sageli ei räägi meile kõva ja selge häälega. Aga kui sa tagasi vaatad, siis mingid klotsid on õigesti paika nihkunud ja see muudab tänulikuks. Ehk Jumala plaanis olles ei tähenda seda, et sul on rulebook ette antud ja lähed by the book, vaid ma usun, tema plaanis olles see on teekond ja inimesed, kellega sel ajal kohtud. See on see seiklus. See on see seiklus. Aitäh sulle, Martti, et sa oled tulnud meile jagama ja siin saate lõpus me tahame alati anda võimaluse meie saate külalisele, kus meie usume, et need, kes on tulnud, et avada ja jagada oma elu, oma kogemusi, oma veendumusi, et nendel on ka võimline palvetada meie eest. Ja nii ka täna ma palun, et kas sa juhiksid meid palun selles palveosaduses? Jah. Taevane isa, ma tänan sind selle eest, et sinu juhtimine võib olla üle meie ja sina oled meie ülim juht ja me võime olla sinu lapsed, meil võib olla isa ja lapse suhe. Isa, ma palun, et sinu ligiolu võiks puudutada inimesi, kes on täna seda saadet kuulanud ja kui on võib-olla küsimusi, et kes sa oled, Jumal, või mida sa tahad, mis sa minust tahad, siis
ma palun Jumal, et sa võiksid selgelt tulla ja kõnetada, et sina maa ja taeva looja, kes teed suuri asju. Sa oled loonud kõik, aga oled ka inimese loonud eriliseks ja erilise missiooniga. Palun, et see võiks päriselt kohale jõuda ja kõik, kes täna kuulavad, võivad kogeda, et Jumal, sinul on eriline plaan ja ettevalmistus ja projekt. Ja ma palun, et see võiks realiseeruda. Ja tänan sind, issand, et kõik, mida sa oled teinud minu elus, ma võin vaadata tagasi ja öelda aitäh. Kõik kõige eest, mis on läinud hästi, aga kõige eest, mis on läinud ka halvasti, millest ma olen saanud õppida. Amen. Amen. Aitäh, Marti, et sa oled eeskujuks. Aitäh, et sa oled tulnud jaganud oma elu ja aitäh sulle, et sa oled valguseks inimestele. Et sa oled see lood. Et sa oled tasakaalukas ka selles, mida sa teed ja kuidas sa käitud. Aitäh. Aitäh ka teile, kes te olete meid kuulanud ja jälginud. Ja ka teile muud midagi kui ühte seiklusrikast elu koos Jumalaga. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.